No nii, kaamera toimib, filmilint vuriseb, mikrofon salvestab. Teen siis väikse kokkuvõtte, mis ma siin selle 2-3 päevaga teinud olen. Kaupa on tellitud mingi 8-9 euro eest ja et midagi on nüüd paigal, midagi on tehtud, aga kõik on ikka, minu pool on ikka killade-kollade laiali ikka. Siis nii lihtsalt ei saa kõike, ei tohi valmis teha, muidu ei ole pärast midagi teha. Aga jah, siukene ta siis on. Siuke ta mul siin tuli. Sein, see on siis vanasti oli see auk, kus sai ette kabiini ronida, sinna enam ei saa. See on nüüd vahelt kinni, siukse paksu penoplastplaadiga. Igal pool see 50 vahel. Või noh, mingi siuke paks ta on. Uks on muidugi tegemata, eks see kunagi tehakse, täpselt samamoodi nagu need kaablid on ära pandud. Ja samamoodi nagu need liistud saavad kohe pandud. Aga täna siis sai siin tehtud ja vähe seal seda vahtu vahele lastud suuremasse paavudesse. Teibid tuleb ka mingi aeg maha võtta. Eks seda näis, kuna seda võtab, aga siis siuke tulid. Seal seinas ei ole peno ja seal ka ei ole. Siis ma ei hakanud liiga paksuks seda ajama ja seal ei olnud mädanenud ka, et kõige hullem oligi see lagi ja too sein, et kõige hullemad. Need on korras, siin on, neil on peno vahel, alla ka peno vahel 50-le. Siuke tuli, vähe sistnit on, mulle ta käib, ma ei ole siin mingi millimeetri tont, mulle sobib. Kruvid võtan kunagi ka välja jälle, samamoodi kui liistudki kõik saavad tehtud kohe. Siuke tavale, siuke teleka siis sai tellitud ära. Jala peal ta siin, liikuva jala peal ta siin kinni on. Mida siin näha on? Mida? See on mingi põhi. Mingi siukene ta siin on. Ma ei tea, palju siis peale jääb, aga siuke ta sai. Põhimõtteliselt siis liigub siit. Keerad, kus tahad teda sinna poole, siis saab teda veel niipidi, igatepidi siin panna. Näiteks kui ma keeran ukse peale, ühe käega ei saanud eriti panna, et selle saab just siia poole, ukse poole, siin on jalg oli lühem, tahtsin 25 sendi liigenditega tellida. Aga eks seda kunagi hiljem tellivad, vaatab, mis selle teha saab, et saaks ta siit uksest siia poole välja üle, nii et praegult on, et üks äär jääb peitu. Aga see ei mori enda siuke teleka vusser, siuke riiuli magala siis on mul siin. Mis siis siin sai kohe pandud. Aigene läburiiul see üles pandud. Saab igast kilavala panna sinna, puldid, värgid, mis seda telefonid. Siin on seksikas valgus siin. Seda juhet ma ei ole veel kasutanud. Kuna kasutan ära mingi asjana, propelleri mingi jahutuse panen, mida iganes. Toetas siukene lambik, kunagi oli see siin kapis. Aga las ta olla, mulle sobib, valgust on, vähemalt tuleb tuppa, magala, klõps, tuli ära. Siis need padjad siin on mul ka nii-öelda päevapadjad. Vedelen siin, mul ei ole paet voodivesu tood, siis ma nüüd tavaliselt keeran need siia ööseks akend ette, aps. Ja see ka pime, kuna panna sinna veel sease võrk, et see kõik olemas, kaardinud leiutada sinna, kaardinad jäi nüüd üle. Aga see on jälle samamoodi sama jutt, nagu liistudki, et kohe saavad. Aga siis on siis reklaamkaardin väljaspool, teate mis see on? Selle ära siin ette tõmmata. Ja on täitsa kott pime mul see elamine siin, et sa pean magada. Ma veel magasin ilma nendeta, ei ole vastik valgel. Siis on siin õhuluuksid, siis lasta õhku, kuumaks läheb. Praegultki siin on mõnusalt kuum, et siin näitab peaaegu 30. Midagi siin näitab, mingit jama. Suvel ma kujutan ette, kuumaks suvel läheb, aga noh, jah, las ta olla, ongi hea. Vast peabki kuumaks praadima ennast. Siukene on riiuli osakond. Tegemist on siin kõrimulguni, aga elada juba saab. Nii, oma süsteemiga siit tuleb välja ronida, siia igaüks ei oskagi tulla. Sellest ongi väga privaatne koht, mitte keegi siia ei saa, peale minu. Muidu jäävad nagu kohviveskid lakkauka kinni.
siis sai siin allpool tehtud siuksed USB-laadid pandud. Ikka valgus ka paistab, et ikka töötab 2 tükki. Teisel pool on samamoodi ka. Sama laadija 2 auguga. Siin 1, 2, 3, 4 inimest saavad istuda igalühel oma juhe. Tänapäeval nutielu. Kõigil on vaja telefonis olla ega omavahel juttu ei aeta. Siis istumegi siin, kui on tähtis koosolek. Kõik saadame telefoni kaudu üksteisele sõnumeid, jutustame niimoodi. Siis on mul siia pani siukse asjad ülesse, tahvli. Ja see mul see nii-öelda GoPro kaamera. Igast asjade salvestamiseks. Ja siis pani tableti, mida saad ka keerata, kas siia suunda, teise suunda. Tänapäeval nuti elu, et siin koosoleku aeg igasuguseid vaja esitlusi vaadata. Ja mis siin ikka vaja on. Või siis njämmimise aeg mingeid asju, filme. Siin on see vana veel, tegemata juhe veel. Sai tehtud siuksed asju. Seal siis täna leidsin, see ei ole, see on väga tähtis asi. Seda ma ei hakka seletama. Läheb liiga pikaks see jutt muidu. Aga siis seal leidsin selle gaasiluugi, mis luugi lahti hops ja gaasiballooni vahetada. Ei peagi välja minema. Siin all on veepaak siis, 50 liitrine. Siis sain natuke lahti tõmmata. Siin all siis on see veepaak. Tagasi on see gaasiluuk. Avastasin, et siia saan veekanistrit panna 15 liitrit juba. Tegelikult mõtlesin, et siia peale saaks ka mingina. Peab vaatama, et äkki mingi 20 liitriseks kandilisema kanistri panna. Jälle lisavett vähe rohkem. Siis siia panin sigareti süütaja pesa. Siia saad siin lõps. Tolmuimeja järgi panna. Või siis vead saad välja mingi telefoni laadida USB kõlarit või mida iganes saad välja vedada sealt pika juhtmega. Kõik on olemas. Siin on see tolmuimeja. Praegu ei hakka laiali võtma, see on väga huvitavalt, käib lahti, väga hea, väga kasulik. Vaata see sama torm, mis ma läksin. Seda torm oligi vaja, selle ma hakkasin üldse tellima, aga sai tellitud igast muud kola. Nüüd mõtlesin mingi 800 eurost või mida iganes. Ja aga seda toru ei ole. Aga jah, vahet jälle tellime uuesti, küll ma seda läheb nii vaja veel selle kaevel. Siis ongi. Ma autasin siia kappi, tegin riidekapi. See on kunagi olnudki see riidekapina. Panin riided siia, grilli mahutasin siia ära. Ilusti kompaktne peab olema kõik. Siin siis panin seda. Selleks oli seda lülitit vaja. Ei ole päiksematereid. Siit teeme klõps. Kuidagi pidi ta käis. Aps. Tekkis pätikese patarei. Kohe hakkab laadima, näed. Nool jookseb, hakkas laadima. Aga kuna mul praegu voolu pealt aku niigi täis, siis ma ei koorma seda süsteemi. Siis lülitame siit uhkelt välja. Aps. Ja ei ole. See paneel on, teine paneel on ühendamata alles, kuna see diisel soojendaja järgi vandus, seal on vaja veel teha. Juhtmed ühendada, torud vaja uued vedada. Siin nagu rohkem ei saanudki midagi tehtud. Siis sai siin üleskoorus jäventoru veetud, siia tuleb ka panna veel peeniketoru vahele. Auklikutega madu, mis hakkab siis jooksma sealt äärest. Läheb sealt. Siis hoiab selle esimese seinaga soojas, see on väga külm. Siuke projekt nende osakondadega. Siia alla sai tehtud siis tööriistakastid, kõik kilakola, mis seal tagaruumis. Seal on veepump, siin on need küttetarud. Need on ühendamata, kuna toru ei ole. Need tuleb kõik sinna ühendada. Need uued süsteemid, siia tuleb üks jubin vahele ja sinna taha nurka tuleb üks klapp panna vahele. Näiteks siit seina vahel siis seda regullida. Kinni panna klapi lahti, et siis põhjendusel sealt tuleb diiselsoojendaja õhk, puhub. See puhub siis nagu siia ette nendesse aukudesse, mis siin ümberringi mul on, siin all taganurgas, puhub siia aukudesse. Õhku, need ülemised augud on sellepärast, kuna siin on need ülemised augud, kõik mis siin on. Sellepärast, et alune toor on nii palju sooja, siis jookseb siit ülalt soojak välja.
ja siis ta jookseb sealt, see gaasitoor läheb sealt, võite siit soojendustooru, tuleb siia, jookseb siia kuskil sealt, et ta siia ka puhuks sooja õhku. Kuna see on ka siin alt lahti, puhub külma õhku, siis on vaja, et siia ka sooja õhku tuleb, kui see gaasi oma ei tööta. Läheb siis veel üles kappi ja sinna riiulisse. Aga kui süsteem töötab teistpidi, diisel ei tööta, töötab gaas, siis see puhub jälle siit omakorda tagasi. Siis siin seinavus on see klapp, mis ma rääkisin, see läheb sealt kinni. Ja siis ta puhub siia. Kuna siin on siis nüüd diiselmootor soojendaja, mis mul oli see ennem seal seinas. Diisel soojendaja hakkab nüüd sealt puhuma. Sealt kohast. Ja kui gaas puhub, siis ta tuleb ka siit. Diisliga tuleb ka midagi, aga siis ongi sealt teist pool seina tuleb klapp, et siia poole ei tule. Ja see mootorisse puudu sooja. Siukene nüüd sai siia seina pandud see diisel. Enne oli selle alda. See ei ole WC-poti vesi, see on diisli tagavarganister, mis on lihtsalt tagavaraks mida iganes. Ja siin siis on see kurikuulus kuningatool. Siin on pannud käsipuu, teine siinpool, siis saad siin ilusti istuda poti peale. Saad siin panna paar käed siia peale, mugavalt, ilusti. Telefoni kätte, teine käsi sinna. Ja mugav siin istuda, mõelda, teed suitsu ja akna lahti näiteks ja mida iganes. Kui mõnus istuda siin kohe hea seljatugi ja niisugune süsteem. Et see pott on valmis. Stoppi junnid ette, et ei liiguks, ette ei tahapoole. Ta ongi transportasendis, see tuleb siit välja vedada. Pott lähe siia ettepoole. See pott siia ettepoole, see on mugavam istuda, praegu selgiks seda vastus. See on praegu transportasend. Mis ei pandud siin need vaardad. See on väli katuse omad toevaardad. Alati mul pilla valla kuskil vedades. Leidsin siuksed junnid siit autost ühest kohast. Näete, kus ma nad keerasin. Vaja panna siit ainult niigi stopper ette. Välja kuku siit. Siis sai see laud pandud siia. Ühte konksude otsa. Seisab siin. Maha, võtad ära. Võtame siit. Ja, siin taga siis ongi tulevase pesumasina, ma ei tea, kas jalgpesumasin, käsipesumasin, ma ei tea, mida iganes ma leian. See läheb siis sinna nurka. Ja kui siuke ta siis on, et konksud otsa, laps ja seisab. Seal on kilakola kaasas mugavasti. Riiud siin veel kilakola tuleb kokku panna, teha, alles leiutada, juhtmed ära vedada jälle. Minu lemmikteema on need juhtmed. Siukseid asju siin on vaikselt tehtud, nipet-näpet on. Siin on mul siukene automaatne valgus silmaga. Nii kui liigud, nii kohe plaks põleb. Aga jah, ei on magama kakapotile igaks juhuks on siin väga valgus. Jälle hästi ilusti paigaldatud kõik. Siuke ta on siis mul see siuksed muudatusi on siin tehtud. Teha on see muidugi pikalt veel, aga siin jagub. See asi sai ka ostetud, mingi 15 eurot maksab Motonetis. Töötab 12 voldi pealt. Põhimõtteliselt tilulillude kategooriasse kuulub see. Et siin ma siis testisin. Siin on 300 liitrit, aga mul on siin oma kristallklaast, kuhu mahub nii palju vett täpselt. See on natuke üle 0,3 liitri. Ja see siis läheb soojaks keskelt läbi 20 minutit. Aku võtab mõnusalt tühjaks. Mingi 15 amprit keskelt läbi ta kogu aeg võtab voolu. Et kulutab väga mõnusalt voolu, aga hullu kui auto käib, siis saab ikka. See on rohkem siuke alternatiiv, et kui gaasi pole, ei saa sooja vett teha, midagi süüa, mida iganes. Metsa ka ümberringi ei ole, et ei saa lõket teha või ei ole sütt kaasas grilli peal teha või mida iganes. Et siis saab ainult sellega mingisuguse puljogi, TV või mida iganes valmis keha. Ikka siukene, et võib osta, tasub. Siis mis ma siin veel tegin? Siis on mul siukene lamp ka siin.
hops, hüppab põlema. Ikka lamp, sellega siis istud kuskil näiteks mere ääres oma uhkes toolis, mida iganes, lehvitad laevadele, et ärge siia tulge, siin on maa, ärge sõitke kaarile. Või lihtsalt istute, et midagi seal väljas. Aga siukene momendil on praegult see olukord siin. No, siin on üle see kola. Läheb minema siit välja, ei tööta. Töötab siis, kui tahab. Töötab, ei taha. See loll torulamp ka läheb minema. Kõik. Ei ole vaja mul seda soga. Siin tegemist on kõvasti. Aga noh, igav ei hakka. Meil on põrandasüsteem vaja nüüd järgmiseks üles võtta ära teha ja siis peaks juba olema järgmiseks talveks juba valmis. Siis jäävadki toatööd, nipet-näpet, igasugust jama. Nokitsemist, tegemist. Aga siukesed nika-nakad on tehtud ja siukese putka mul siis praegu on. Aga davai ka, tšau!